olin ühes eelmises elus linn. Anu, mida tähendavad need ring ja see kolmnurk? Kolmnurga alumine osa tähendab paranemine või tervenemine. Edasi tuleb ühtsus ja teenimine. Kinkida inimesele uus elu, anda talle teine ja parem võimalus. Mina arvasin siiamaani, et sellega saab hakkama ainult Jumal. Nüüd nende võtete käigus olen ma mõistnud, et seda teeb ka AA. Lubatagu mul meie võttegrupi nimel õnnitleda tänast sünnipäeva last Anu, kes täna saab 2-aastaseks. Sa oled vene õigeusklik? Vene õigeusklik. Olen usklik ja mulle lubatakse viina juua. Kes lubab? Usk lubab. Aga võib-olla Jumal, usk ei saa midagi lubada. Jumal lubab ka. Aga kust sa tead seda? Ta ütleb mulle, võta, kuku. Aga võib-olla see on saatan. Kust sa vahet teed? Ju siis on saatan, ma ei tea. No aga usk ja saatan on teineteisega vastuolus. Olgu siis, seepärast ma olen iseendaga nagunii vastuolus kogu aeg. Oled? Absoluutselt kogu aeg. Aga mis vastuolud sul on? Ma tahan olla hea ja ma tahan olla kuri. Ma tahan olla ülbe ja ma tahan olla ilus ja ma tahan olla tark ja ma tahan olla hell. Ma tahan olla hea. Mul ei tule see kogu aeg välja, et ma tahaks kogu aeg hea olla. Mõnikord ma tahan ülbe olla lihtsalt. Aga usu mind, et see on saatan, kes sosistab sulle, et olla ülbe? Ma võib-olla küll, aga ma tahangi olla ülbe mõnikord. Seepärast, et mõningate inimeste suhtes tuleb lihtsalt ülbe olla ja mõningate olukordade suhtes. Mõistad? Ei mõista? Ei mõista. Minu arust peaks isekusest lahti saama. No vot, see on juba, see on sinu probleem. On. No mina ei saa sinna mitte midagi parata, et mõnikord tuleb lihtsalt ülbe olla. Kas sa... Ma muidu ei sammu läbi selle sitase elu. Kui ma olen nagu ussikene sita all, kes vaikselt püüab, siis ei tule mitte midagi välja. Age, sa oled ajaloolane, aga millega sa põhjendad fakti, et kõik tsivilisatsioonid ajaloos, alates kiviajast kuni tänapäevani, Filipiinide džunglist New Yorgi pilvelõhkujateni tunnevad mingit mürki, mida inimesed tarbivad, olgu selle mürgi nimeks alkohol, narkootikum või mingi teine kolmas. Miks see nõnda on? Ma ei tea ju täpselt, aga ma oletan, et põhjus on ikka selles samas, et ma ei taha valu tunda. Et sõltuvushaigus hakkab peale sellest, kui ma ei ole võimeline vastu võtma seda, mis ma elu käest saan. Kui mul on ahastus peal, ahk, saad aru, ahk. Tõeline äng on elu vastu peal, siis ma ei hakka tablette neelama. Oled sa neelanud tablette? Mul ei ole prosakit vaja. Oled sa neelanud tablette? Loomulikult olen proovinud kõiki variante, mis ei aita. Ei aita mingi AA, mitte miski ei aita mind. Ma lähen hulluks.
Päris odav kraam paistab seal müügil olevat. Ta ongi kõige odavam alkohol, mida vabalt saada on. Mitu kraadi puhast alkoholi see nõndanimetatud Trainoi siis sisaldab? Veeldatavalt kuskil 70% puhast alkoholi. Ja selle saab kätte 7 krooni eest 200 grammi. Jah, nii on seal etiketi peal kirjas. Ma võtaks ühe pudeli Trainoid paluksin. Palju see maksab? Võib paluda? Kas seda Trainoid teil palju ostetakse või? Üsna palju. Kes seda ostavad? Bomži, kes ostab? Pomži. Kes need pomžiid on? Ma ei luba. Me oleme Alpik stuudios, teeme filmi Viinast. Aga kas te teate, et seda tarvitatakse joomiseks ja mitte... See on teie asi. Kus meie riik lubab müüa seda, siis see on teie asi. Mille jaoks te ostate? Keegi ütles mulle, et see on 70 kraadi kange. See on 70, jah. Aga sa ütled, et see on et nagu 3 See on jama. Ja see on kange või? Miks see jama on? See on jama üldse ei ole. Nuusuta, see on piparmündiliköör. See on piparmündiliks. Oled kunagi Aga see, vanast oli? see on kuradi vana juuksuri kuradi see kuradi. Vanasti. Aga mis seal vahet on, ma ei saa aru? Oi, suur vahe. No proovi, noh. Kui see piiritud Tee on sisalduses on suu vahe. soojaks. Ei. Proovi ära. Lõõnas on vahe. No lõhnas, no kuule, sa oled nii tõsine mees, et sa peaks juba niisugustest pisiastest vist üle olema. Kas see kangem on? Mul oli sõber ja tead, mis sõber tahtis? Et talle pannakse kirstu, ta läks ka kurat seda teed kurat. Tahtsi, et kirstu pannakse pudel kaasa kurat. Et 3 korda pannakse kirstu kaasa. Ei, talle pandi kirstu pudel kaasa. Teil ei ole niimoodi olnud? Ei, niimoodi. Surnud või? ma olen vist 6-aastane, kui ma kartulivao ajal kuradi õllega kuradi täis ennast jõin juba. 6-aastane? Kuidas see juhtus? Kui znajad. Ja edasi? Ma edasi olen vahelduva eduga pannud kärak. Kas sa oled püüdnud ka lõppu teha? Ikka olen kurat korduvalt ja pidevalt. Sel pole mingit mõtet, et lõppu teha, seepärast, et sellega võib ka lõppu teha endale. Lõpp tuleb nagunii. Mis lõpp? Noh, surm tuleb nii või naa. Oled kindel? Noh, nagunii. Kas sa oled ise ka püüdnud Mida? seda lõppu teha? Ma olen sellega püüdnud lõppu teha endale. Ma olen püüdnud ennast ära tappa sellega. Viinaga? Aga miks? Pole mõtet nagu enam eksisteerida. On nii kurb ja nii rusutud kõik. Noh, ühiskond on nii putsis, et pole mõtet elada. Meie Eesti ühiskond. Mitte ainult Eesti, vaid terve maailma ühiskond. Vaata, mis maailmas toimub. No aga ega siis sellest, kui sina õlut jootad, maailm paremaks ei muutu. Loomulikult mitte, aga ega see, kui ma õlut joon või kärakat panen, ega sellest paremaks ka ei muutu. Seepärast, et maailma lõpp on lähedal nii või naa minu meelest. Tähendab, Igas mõttes. Maailma lõpp on lähedal? Ja. Peab ainult praegu veel piisavalt palju armastama. Metsikult palju armastama. Keppi tegema. Naisi keppima nii, et surnud. Nüüd mööda lõputuid tänavaid mu keha öösiti uitab. Valgusest alles veel pari. Küll tahaks, et hing sellest turvavees leiaks veidikeseks tasu. Kuid ma tean, ma lihtsalt tean, sina. Sa tead ju ka, sest võõras hämmingus meil hinged läinud on lahti. Kuulata
peksab tiibu. Ma ei tea, mis teen, ei tea, mis teen. Lahkumisraugu sees, hind mu sees peksab tiibu. Ma ei tea, mis teen, ei tea, mis teen. Nii olnud pole veel. Rõõmsast viinast võiks saada ainsal sammul, kuid astumata on see. Ootad lindu, mis tõuseb sinust läbi, kuid jah, aga mul oleks siis veel selline palve, et kas te suudate nüüd mulle nõu anda, et kuidas teie seda talitust ette kujutate, kas teil on mingeid omapoolseid tingimusi ja palun. Pudel kirstu kaasa. Ja ma panin oma isale viinapudeli kaasa. Sina panid? Jah. Tõsi? Jah. Ossa kurat. Ja nüüd on see, isa enam ei ole, isa on põrm, aga pudel on seal alles. Pudel on alles. Aga kui vaja läheb pudelit? Ei, ma sinna kirstu ei rooni, seepärast isa tuleb unenägudes mul välja. Unenägudes. Hauast välja ja räägib mulle minuga juttu. Räägib sinu isa? Minu isa räägib minuga juttu. Kas sa isaga ka koos tina panid? Ikka. Isat õppisid? Ei õppinud isat. Ma läksin, ma ei saa Setomaale minna koju, kui mul ei ole pudelit kaasas. Seepärast see on häbi tegu juba. Kui mul pole pudelit lauale panna. Kohustuslik, jah? Siis ma olen sitt mees lihtsalt. Tähendab anonüümsed alkohoolikud. Kas need on salajoodikud või? Anonüümsed alkohoolikud on kõik kained inimesed, täiesti kained. Alkohoolikuks sain ma siis, kui ma tunnistasin endale seda, et mul on suured probleemid sellega, et ma ei saa mõõdukalt juua, ei oska piiri pidada, nii-öelda hammas läheb verele. Ma olin saanud Estonia teatrisse tööle ja olin nii õnnelik ja ma olin seal juba 1,5 aastat vastu pidanud ja kui siis läksime Saaremaale ringreisile, siis minu vastutus oli, et meik ja soengut teha, kes lavale läksid ja ma sattusin seal Tuuliku restoranis meremeeste kampa ja me hakkasime jooma ja ma lõin täiesti, alkohoolik on täiesti vastutusvõimetu, kui tema hakkab jooma ja ma läksin nende meremeestega nagu pidu panema edasi ja ma ei ilmunud enam üldse välja, mul oli häbi ja mul oli alkoholivajadus nii suur, et teatri inimesed tegid ise endal Krimmi ja soenguid ja sõitsid hiljem saarelt ära ja ma ikka olin seal saarel veel ja lõpuks mu mees kuulutas mind tagaotsitavaks. Mul on sees õigus kanda ka vabaduskaotuslikku karistust. See on eesõigus. Minu jaoks on see eesõigus, sest kui mul puuduks see kogemus, siis kindlasti ma oleksin lihtsalt vaesem. Minu jaoks oli ta vist põhjas. Tähendab, jah, ma käisin tööl, ma ei tundnud enam, mingist asjast ma ei tundnud erilist rõõmu. Ma olin loonud endale nagu sellise surnud ringi, kui ma nüüd praegu hakkan järgi mõtlema. Küll ma olen šampuse pudeliga Balti jaamas pähe saanud ja nii, et pealuu on väljas ja ikka neid olukordi on väga palju niisuguseid ekstreemseid olnud, et ega see vikatimees oli hingas kuklasse, ega siin nalja ei olnud. Just need öisid seiklused ja eks need pätid armastavad ka just, kes on napsitanud üksinda linnas liiguvad, et need on nagu magnet, kes endale kurja liigi tõmbavad, nii et neid seiklusi, kus väga ohtlikud situatsioone on, nagu olen ise endale kaela tõmmanud ja on olnud küll, aga ju siis mingi Jumala kaitseingel mind hoidis, et ennem kui ma Aaga liitusin, siis ma olin siis nagu selle jaoks nagu
kas nüüd välja valitud, aga see oli mulle ette määratud saatusest või Jumala poolt. Ma põgenesin vastutuse eest, see aitas nagu leevendada. Ma ei suutnud ennast sellisena vastu võtta, nagu ma olin. Ma püüdsin olla keegi teine, peaaegu kogu aeg püüdsin nagu ennast tehtida võõraste sulgedega, et näida parem, kui ma tegelikult olen. Alkoholil, selle abil nagu ma mängisin teatrit, püüdsin olla kõva mees, püüdsin teenimatut tähelepanu ja ma teadsin, et ma mängin seda näitemängu ja teised mängisid seda kaasa, kuigi nüüdseks ma olen aru saanud, et mind nähti läbi. Miks sa seljaga kaamera poolistad? Just sellepärast, et anonüümse alkohoolikuna neist asjast rääkides ja avalikumalt rääkides pean ma säilitama oma anonüümsuse. Mis asi on anonüümsed alkohoolikud? Lihtne küsida, raske vastata. Kõige lihtsamalt öeldes on tegemist vaimse liikumisega või hinge liikumisega või vaimu liikumisega, mis on toeks, abiks või jõuks nendele inimestele, kellel on alkoholiprobleem, millega nad ise toime ei tule. Aga kes soovivad seda probleemi ületada? Kuidas sa said teada olemasolust? Ma oma joodiku aegade viimastel aastatel niiskestest suurtest ja ränkadest pohmellidest välja tulekuks kasutasin siis Wismari haigla arstide abi ja ma olin siis nagu mitmed korrad vabatahtlikul viinaravil ja siis viimase korra ajaks lihtsalt vanemõde ütles, et meil on nüüd nagu Tallinnas käima lükatud ja niiske, kas ei tahaks minna või soovitati ühesõnaga ja läksin ja esimest korda meenutades meelde on lihtsalt jäänud see, et see asi ei hakanud vastu. Ta on midagi selline kirikliku koguduse ja psühhoteraapia grupi vahepealsed. Või ta on nii religioonide ülene programm kui erinevate psühhoteraapia suundade ülene programm. Et selle alla mahuvad, mina ei ole veel leidnud sellist asja, mis programmi alla ära ei mahuks. Ja võib olla tõesti, et ta nüüd mingisuguse ülevuseni tõusmine on. Pigem ma eelistan mõne taalaste väidet seda, et annab õnnelikku elu. Ja ta ei anna seda õnnelikku elu selles mõttes, et nüüd on asjad kõik korras ja probleemid lahendatud ja ühtegi probleemi enam ei ole. Kas minna võivad tingimusteta kõik või minekuga kaasnevad siiski mingid tingimused? Tingimused on minimaalsed. Tingimuseks on see, et rühma tulles ollakse kaine. Muid tingimusi ei sotsiaalse päritolu, soo, harjumuste, sotsiaalse seisundi, millegi muu kohta tingimusi ei ole. A-programmis on kandev roll ja on looja käsitlusel, looja tunnetusel inimese ja kõiksuse vaimu, Jumala, kuidas iganes kellelegi ta suupärasem ja meelepärasem, vastuvõetavam on seda kõrgemat jõudu nimetada. A-programmis on selle kindel koht ja see on baas. Püsiv kainus saab jääda ja saab tekkida siiski. Praktika on ajal, sest praktika on üpris pikk, see on üle 60 aasta. Püsiv kainus on tagatud, kui inimese kontakt kõige vägevamaga on harmooniline. No see on äärmiselt isiklik. Mingisuguse asja vahel. Näiteks kihlveo. Siis ma suudan olla aastaid kaine. Aastaid kaine või? Jah. Oled olnud ka või? Jah. Kõva poiss oled.
siis oled tõesti kaugel. Olen küll. Aga nüüd küsime nüüd tähendab raudselt, kas on ju olemas tähendab sotsiaalabi ja sotsiaaltoetused. Kas teist keegi on pöördunud Mina olen sinna pöördunud, aga praegu ma pöörduda ei saa, sellepärast, et mees lõi mul näo segi. Kas sulle oli see tuttav situatsioon, tuttav keskkond, kust me praegu välja tulime? Jaa, see oli üpris tuttav. Oled elanud? Hulk aastaid on küll sellest möödas. Tegelikult on kõik see muutumatu. See vaimsus on sama, see on... Praegusel hetkel, kui me seal olime, oli lühikese aega, olid inimesed saanud kätte selle oma igapäevase kvantumi. Need olid väga väiksed kogused. Panime seal tähele, igaüks jõudis võtta seal kuskil mingisugune umbes 4 senti, siis mis seal oli iganes, eks ju, odekolonn ja see hambaeliksiir, mis asjad seal laual olid. Aga kohe hakkas liikuma nagu mingi vaimsus ja see oli ära tuntav. Mis juhtub selle inimesega, kes on mingil põhjusel otsustanud liituda AA-ga ja ta tuleb, ütleme, näiteks täna õhtul esimest korda? Mis temast saab, mis seal temaga tehakse? Temaga ei tehta midagi. Ta tuleb, vaatab, kuuleb, kui soovib. Kõneleb ka enesest. Midagi ei ole talle kohustuslikku. Aga mis temast saab? Ei me seda tea. Väga paljudel juhtudel ei saa temast midagi, väga paljudel juhtudel ta teist korda ei tule, vaid otsustab edasi juua. Mis selle põhjuseks on, ma ei tea. Ilmselt hirmud. Inimene kardab suuri muutusi oma elus. Kardab karskust, kardab kainust. Ta ei oska kainena elada, ta pole seda aastaid teinud. Ja tema soov on selline poolik soov. Ta pole valmis kardinaalselt otsustavalt muutma oma eluviisi. See on müstiline. Natukene aega aas viibides ma olen seda kogenud ja ma ei oska nagu seda edasi anda, see on tunne ja tunnet ei ole võimalik edasi anda. Aga ta on ja ma alguses püüdsin võib-olla leida sellele asjale seletust, loogilist, aga ta ei mahu ühtegi kooliõpikusse ega arsti retsepti ega ühtegi nimistusse. Et see on täiesti müstiline ja see toimib tunnetuse najal. Tähendab, mis asi on müstiline? Uue elu tunne või midagi muud? See, et ma suudan toime tulla ilma iseenesest põgenemiseta, ilma alkoholita. Ma ei suutnud mõnda päeva alkoholita olla, et põgeneda selle elu eest. Pidin ma tarbima alkoholi pidevalt ja väga suurtes kogustes. Ma olen saanud uue elu, täiesti uue elu, et ma olen nagu otsas peale, nagu imik, kes on õppinud kõndima uuesti, et samm haaval päev korraga, nagu meie programmgi ütleb, et päev korraga, et ma ei pea muretsema, mis homme saab ja ei pea piinlikkust tundma, mis eile oli, sest ma ei osanud paremini, aga nüüd ma oskan. Sina, Ott, oled AA-ga alustanud ja siis lõpetanud, alustanud ja lõpetanud. Miks nõnda? No näed, olen siis nõrk inimene, alkohol on minu jaoks probleemiks, aga ma ei ole aga kaugeltki lõpetanud ja teoreetiliselt olen ma küllaltki tugev. Ma olen selle õpetusega juba kursis vist oma 14-15 aastat, kui üks Rootsimaa eestlane tutvustas ja ma ei ole sugugi välistanud, et ma üritan uuesti. See, et ma poolteist aastat nii-öelda olin kuiv, ma arvan, et see tuli mulle ikkagi kasuks, eks nii. Ja see on nüüd üks päev korraga. Näed, täna ma olen ka päris klaar poiss ja mul on sellele hea meel. Aga vaata, see AA-praktika on ikka lühike, aga lapsutamist ma alustasin ju ikkagi Rakveres koolipoisina. Ja ega siis sellest ei kujunud mingit alkoholismi, see on niisugune märkamatu protsess. Vaata, see on nagu vesi ei lähe kunagi keema, kui sa juures passitad, aga hetkeks ära lähed, siis ta keeb vulinal, keeb üle.
Vot sellega on sama lugu, et äkki sa avastud, et see tipsutamine ja see seltskondlik see lävimine ja kõik see on muutunud niisuguseks, et tõepoolest hommikul mitte sa ei paranda pead, vaid sa värisid niivõrd, et sa pead lihtsalt pisikest tegema, muidu võib juhtuda hull asju. Näiteks mind on paar korda tabanud alkohoolse epilepsioon. Noh, ma proovisin paar korda, aga noh, siis tuli selline suur kassiahastus ja eneseanetsus, mis nagu tõukas selle, endast hakkas nii hirmus ale, et see mõte läks nagu taganes tahaplaanile. Mis viisil sa proovisid seda teha? Ma proovisin nööri käele panna. Aga huvitav, miks Jumal laseb inimestel surra? No ta on ju kodeerinud meid käima selle määratud teekonna siin. Pühakirjas on see vist 70-ga nagu piiritletud, mis üle selle see vaevaline ja sa vist viitad nii-öelda sellele, mida tuntakse enneaegse surma nime all. Kas enneaegse surma põhjustavad inimese patud või põhjustavad surma üldse inimeste patud? No, mis võtta aluseks? Kas mu sisemine tunnetus, mis tegelikult ei jõua kuhugi kohta välja, jõuab ainult ühte mingisse teatavasse sektorisse. Pühakiri loomulikult viitab sellele, et patupalk on surm. No küll seal on viide muidugi teisele vaimsele surmale, kus kas inimene küll idee järgi eksisteerib ja elab, aga tema teod on otse kui surmateod. Jaa, ma üritasin, aga see ei õnnestunud mul. Ma sõin mingisuguseid tablette, et ega mul see päris õige tahtmine vist ei olnud. Ma tahtsin nagu proovida. Võib-olla inimene ongi enesetapja. On aeglane enesetapja ja on määratud Jumala poolt enesetapjaks ning Jumala vahendiks on alkohol või mõni muu sõltuvustõbi. Ei, mina nagu arvaks, et Jumal ei ole meiega kurjad plaanid selles suhtes. Aga et inimesel nii kaua, kui veel saab, nii kaua on kergem juua, nii kaua on kergem, ma ei tea, puliimet, süüa šokolaadi, ükskõik mida muud, heroiini võtta, selleks, et mitte tunda oma muresid ja valusid ja iseendaga tegeleda. Teda kasutatakse siis mediteerimise juures, et nagu tagasi tuua või ühesõnaga lõpu ja alguse juures, kus juures see kelluke helin peletab eemale ka kurja vaimi, mis on siis mitmetes religioonides nagu tuntud ja huvitav on tema juures selline resonants, et kui võtta siit kinni, siis ta võimendab heli. Ühes eelmises elus lind, kelle tiivalöök puudutas pihlade pungad õitsema. Olin ühes eelmises elus lind, kelle tiivalöök puudutas pihlade pungad õitsema. Olin ühes eelmises elus kala, kes liigutas uimi õite värelusest peegelduvas vees. Olin ühes eelmises elus maakiri pihlade all hallil kivil aegade algusest saati lavab
ühes eelmises elus inimene. Aga sa tead, Kuku, et Eesti rahvas tahaks, et sa oleksid kaine ja teeksid ikka tõeliselt häid pilte, häid osi. Mind see ei huvita, mida Eesti rahvas tahab, sellepärast, et Eesti rahvas on kuradi sitavaraste kari. Ma ei ütleks nii. Enamuses küll. Kas sul on liiga tehtud? On. Kes on sulle liiga teinud? Ühiskond. Kas Eesti Vabariigi alkoholipoliitika ei ole huvitav? Kultuur, Eesti sport elab aktsiisidel. Ja kas on nõnda, et mida rohkem juuakse, seda õitsvam on meie kultuur? No ei ma nii ei arva, aga muidugi jah, kultuurkapital, mida rohkem ma joon, seda rohkem ma toetan ise ennast, tuleb nii välja, aga ma ikkagi arvan, et aktsiisimäärad on liiga kõrged. Ma käisin hiljuti Kaliningradis tere hommikust, mitte et ma oleks vana Tallinnat tahtnud osta, aga ma tegin kiire arvestuse, see on peaaegu 3 korda odavam kui meil Tallinnas. Meie vana Tallinn? Jaa, nii suur on aktsiis, see ehmatas mind ära. Ja vaata, ega siis oleneb kui pikk on pink, aga kui inimest igast solgi joomisest, nii kui omal ajal, ma ei taha nüüd Eesti Vabariiki siin praegu lahata, see veel näitab, kuhu see viib. Aga omal ajal Gorbatšovi poliitika viis sellele, et noored nuusutest väga palju liimi ja enam nad ei osanud napsu üldse võtta. Eesti ühiskond on sellest alkoholist nii läbi imbunud, et praktiliselt paljusid suhteid ei olegi võimalik ühesõnaga lõpuni lahendada ilma selles maailmas osalemata. Vähemalt nendel aladel, mis on väga tihedalt seotud kollektiivse loomingu, ütleme näiteks ehitus ja arhitektuur, et tasub ainult suhelda tihedamalt arhitektide ehitajatega, siis võib kohata väga palju neid inimesi, kes tarvitavad alkoholi. Aga ütleme, kui ma üksinda siin ateljees tegelen, ütleme, maalikunsti või graafikaga, siis mul tõesti ei ole mingisugust vajadust ühesõnaga nüüd seda kuidagi seostada alkoholiga, nii et ilmselt mida sotsiaalsemaks see looming muutub, seda rohkem tekib, ütleme, kas side või isegi tähendab inimesel, kel on alkoholiga probleeme, tekib koht ühesõnaga taas alkoholistuda, kuna meie ühiskond on sedavõrd läbi imbunud nõukogude ajast alates. Kui üks inimene ei taha juua, ja joob ikkagi, siis on ju selge, et on olemas mingi kõrgem jõud, mis tema tahtele ei allu, nii et ka isegi mitte AA-s olles peab inimene tunnistama, et on olemas mingi kõrgem jõud temast. Ta ei tunnista ju. Ta võiks tunnistada. Kas või see, et on asju, millele tema jõud siin ilmast peale ei hakka, aga me ei taha ju tunnistada. See maailma pilt, mis meist tihti on, alkohoolikutena, kes me oleme väga sagedasti enesekesksed, protestimeelsed. See pilt ei salli oma teadvusse ja hinge mingi enesest kõrgema asja omaks võtmist. A-programm on jumalast inspireeritud, jumala vaimust inspireeritud programm. Vastasel korral ta oleks kindlasti juba kaotanud oma aktuaalsuse ja täpselt nii palju, kui on inimesi, kes on selle programmi vabatahtlikult heal meelel vastu võtnud, täpselt sama palju on ka jumala tunnetusi. Mind huvitab praegusel momendil metsikult armastus ainult. Naiste vastu? Ja hästi palju armastada ainult ja hästi palju muusikat kuulata ja hästi palju kuradi viina juua ja hästi palju kontserditel käia ja teatris käia ja tegelikult ainult armastada. Armastus on ju liske puhas ja õilis tunne, kirgastav tunne. Armastus ei ole ainult õilis tunne. Armastus ei ole ainult lillekese taasal. Armastus võib olla ka räige, metsikult. Niuke must kirg. Kas sina olid enne A-d enesekeskne? Kas sa uskusid, et on olemas sinust kõrgem jõud? Ma olen enesekeskne praegugi veel.
väga suurel määral. Ehkki ma teen püüdlusi ja üritan seda enesekesksust ületada. Oluline on see, et ma seda juba teadvustan ja enesele asjadest aru annan. Minu suhe kõrgema jõu või ütelgem kohe välja Jumalaga oli enne AA-d minu puhul selline, et ma küll oleks väga ihanud ja tahtnud uskuda millessegi, ükskõik millesse, ükskõik millisesse kõrgemasse kaunimasse ideesse. Ma ei olnud selleks võimeline, ma ei suutnud. See oli üks minu traagikaid kogu see aeg. Ma ihkasin, ma tahtsin, ma ei suutnud. Aga miks sa ei suutnud? Ma ei tea, miks ma ei suutnud. Aga sa nüüd tead, miks sa ei suutnud? Ei, ma ei tea, miks ma ei suutnud. Aga sa nüüd tead, miks sa suudad? Ei, ma ei tea, miks ma suudan. Aga ma usun ja suudan nüüd. Nii, kas veel viina võtta tohib või? Jaa, see on konjak, import konjak räägib. Mis sa seal seisad nurgas? Jäägermeister. Konjak, pudel käes seisad nurgas. Aivikene, tule mu kõrvale. Ei tule. Ei tule. No, minu joomine lõppes ikka poriloigus. Tähendab, ma jõin ennast nii lõhki, nii räbalaks, et kainus hirmutas mind. Kaineks olekut oli minimaalselt viimased paar aastat. Et ma suutsin maha juua töökohad, võõrast raha, jõudsin varastada. Pisipattudest issa päike läheb looja enne. Ja jõudsin sattuda kainestusmajadesse. Ma olin ikka pidev joomamees, et mul need värinad ja odekolonn pole võõras. Mulle meeldis üksi juua, sellepärast, et mina vajasin alkoholi. Vajasin sellega, et ma saaksin korrastada oma mõttemaailma. Mul ei olnud seda mingisugusel kujul ei olnud vaja, et suhtlemaks inimestega. Mul ei olnud seda vaja, mul oli iseenda sees olid asjad katki ja maailmatunnetus see oli nii raske, see oli nii raske. Mul on enam-vähem korras kõik. Ma olen kindlustatud. Armastusega? Armastusega. Rahaga? Enam-vähem. Tõsi? No see on korras. Papiga on kõik korras ja põhiline armastusega. Kas sina oled kasutanud oma haigusest jagusaamiseks muid vahendeid peale A? Jaa, ma olen väga palju esperaale, torpeedosid, süste ja kodeerimisi kasutanud, käinud Dobrovolski juures kodeerimas ja need olid nagu hirmubaasil kaineks oldud aastad, mis osaliselt see aitas, osaliselt hakkasin kohe jooma, aga põhimõtteliselt oli nii, et see ainult süvendas, sellepärast, et see aeg, kui sa oled kaine, siis sa oled nagu väikse hirmu all, et sa ei tohi võtta, et sul on mingi võõrkeha keemia sees, aga kui see aeg möödub, on tõdemus näidanud mitte ainult minuga, on ka teisi baasel, et joomine süveneb ja läheb suuremaks ja kogused suurenevad ja joomise aeg läheb pikemaks. Ma muidugi tean erinevaid meetodeid, millega inimesed on siiski sellest alkoholist jagu saanud või probleemist, aga muidugi neid on suhteliselt vähe, kes on kasutanud meditsiinivahendeid ja sellega jõudnud tulemusteni või on ka muid mingisuguseid, ütleme näiteks on inimesi, kes on saanud jooga abil jagu, kuid ma arvan, et mis AA puhul on eriti oluline, on see energiaväli, mis tekib, rahvusvaheline energiaväli, sest ma üldiselt usun, et inimestel on omavaheline energeetiline seos, sõltumata sellest, kus nad elavad, et niimoodi võivad olla ka islamiusulised Eestist vaimses sidemes Mekka või Afganistani, eks ole, usklikega täpselt samuti aga ma arvan, et see AA rahvusvaheline võrk on see, mis aitab, sellepärast, et mul oli selline isiklik kogemus, et kui ma AA-ga värskelt olin liitunud ja ma ei olnud sugugi nii hirmus karskelt meelestatud veel selles mõttes, et mul oli küll kaasku see kogemus juba mõne kuide, kuid ma polnud veel nii meelekindel nagu hiljem.
et ma sattusin paar korda Prantsusmaale, kus vein kuulub ju igapäevase elu ja toidu juurde ja ma suutsin seal nagu sellest veini joomisest eemale hoida tänu sellele, et ma tundsin, et on olemas selline energiaväli, mis tähendab mind toetab. Armastus on mõistmine, sallimine ja kaastunne teise inimese tunde ära tundmise mõttes. Et siis tõepoolest suvalise inimesega programmist on mul see ühtsus olemas, ma võin sõita 1000 kilomeetrit eemale, ma lähen rühma ja mind võetakse vastu nagu oma. Ma käisin niiviisi aasta aega, ma käisin Saksamaal rühmas. Gary Oldmani võin mängida. Tegin sellele pruudile järgi just. Tõmban sisse, teeme trippu. Võtsin kruvikeeraja. Teeme ära sulle. Ja hakkas uskuma, et ma olengi hull. Mina usun küll sellesse, et on võimalik inimesel saada abi kõrgemalt jõult. Ma ei tea, mis see on, see kõrgem jõult, kus ta on, kui ta seda soovib. Ma lähen mööda teed, kus ma ei vaata eriti ees minejate poole. Ma vaatan kuhugi mujale, ma vaatan võib-olla kõrgemale, võib-olla sissepoole. Ja sellepärast ei saa öelda, et ma ei tea mingitest turunistitest värkidest. Ma loodan looja peale ja need asjad toimivad. Ott, sa oled luuletaja. Kas sa lood viina mõjul või siis, kui sa oled tõesti kaine? No omavahel öeldes mul ikka kõige paremini on õnnestunud siis, kui viina mõju on lahtunud ja ahastus on ka möödas ja tekib niisugune eluihk ja siis on siiski loomehetked on olnud siis õige helged, huvitav on. Aga kui ma olen täitsa tasakaalus, siis kaob nagu tarve luua, sellepärast, et pole seda valu. Vaata, kõik loomine ka helgeid asju ja huumorit ja kõik tuleb ikka teatud valuga koos. Kuidas ateist jõuab jumala uskumise? Ainult läbi suure kannatuse. Nii et alkohol või see muu sõltuvushaigus on nii-öelda siis sammune sõnum. Ega märguanne või see vahend, mille abil Jumal saab mulle jälle märku anda, et nüüd on vaja rivisse võtta. Mina olen vastupidisel arvamusel. Usun ei jõuta kannatuste kaudu, vaid ime tajumise kaudu. Tähendab aga, et vastuvõtlikuks oleks sellele imele. Selleks on vaja seda pinnast. Selle pinnase loob see, et ma oma enda tahtest, kuigi mul on suur surmairm, ma ei taha seda. Aga ma ometi käitun ennast hävitavalt. Ma tarvitan seda või teist või kolmandat iseenda probleemide eest ära jooksmiseks ja ühel hetkel need probleemid peavad mu ikkagi kätte saama. Mina arvan, et kõik, mis looduses on millekski vajalik. Võib-olla väga paljud sellised narkootilised ained või alkohoolsed joogid kuuluvad nagu ütleme meditsiini juurde, algse ravikunsti juurde. Teisalt ju väga paljud sellised ained kuuluvad ju rituaalide juurde, müstiliste rituaalide juurde, nii et me teame ju ka vanast Kreekast, et alkoholi joobes inimeste sõnaga nagu austati, ta oli nagu tähendab teise reaalsusse jõudnud ja teda imetleti, sest kõigil ei olnud ju vahendidki võib-olla sel ajal alkoholi tarvitada, nii et ma arvan, et igas kultuuris on olnud alkoholil kindel funktsioon ja põhiline funktsioon, ühesõnaga 2 funktsioone, mida ma näeksin, ongi see, üks on see ravimine ja teine on siis sellest reaalsusest nagu teise reaalsusse pürgimine. 10 korda päevas elada elu uuesti läbi armastuse. Tervet oma elatud elu. Seepärast, et ma ei tea, mis tuleb homme. Mõistan? Mõistan. Homme võib olla hoopis tulemata jääda. Mind see ei huvita. Ma panen prillid ette, kuulan Robert Planti, kuulan rollingeid ja mind ei huvita.
ma ei saa sellest aru, kuidas tuhastatud surnu viimasel päeval siis taevasse läheb. No mina ei ole sellest pädev rääkima. Mis toimub inimesega pärast surma, selle kohta inimesed usuvad ja arvavad erinevalt. Ja keegi ei ole ju tulnud tagasi rääkima, mis siis pärast saab. Ma ei teadnud, et ma teda nii metsikult armastan. Mis siis, et ta jõi ennast surnuks? Mis siis, et ta minust nii palju vanem oli? See ei tähenda midagi, mitte midagi. Ta hoolis minust. Ta oli ainuke inimene, kes minust hoolis. Ma ei julgenud matustele minna, teiste silme alla. Selle asemel istun siin. Suvel ta tõi mind siia ja jõi pudeli viina jõi ära ja siis palus, et kui ta sureb, paneksin talle pudeli kirstu kaasa. Pärast pani pea mu sülle ja jäi magama. Nii armsasti. Selle pudeli ma panin ära. Vaikselt ja salaja, keegi ei tea seda. Nüüd ma olen üksi. Täiesti üksi. Parem sureks ise ka ära, siis saaks hing rahu. Kas te iga päev torti sööte? Iga päev küll ei söö, jah, aga sünnipäevadel just. Sünnipäevadel jah, ja kui kellelgi on lihtsalt, meil on neid kahesuguseid sünnipäevi, ühed on need bioloogilised ja teised on siis nagu taas sünnipäev. Ma olen isegi mõelnud, et mis see nüüd on praegu, et omast küljest on ta nagu, läheb nagu kokku varsti ameeriklaste tänupühaga, sest ma tean, millele ma pean olema tänulik, et ma olen just praegu selline, nagu ma olen. Kas sul on täna sünnipäev? Mul on täna sünnipäev, jah. Kui vanaks sa saad? Mina saan täna 2-aastaseks. 2-aastaseks? Jah, nüüd parasjagu oskan juba kõndida ja mõned sõnadki suus. Tähendab, A-aastasel on nagu 2 elu. Üks on siis nagu enne A-liitumist ja teine siis pärast, millest hakatakse sünnipäevi, nagu eluiga lugema. Jah, sisuliselt ta sedasi küll on, sest et see on nagu uus elu. Ja mida rohkem edasi, seda niiviisi tugevamaks lähed ja julged juba vaadata ka oma mineviku elule. Ja tõesti, ma tegelikult siiamaanigi ma vaatan vahest ennast, kui ma ringi liigun oma igapäevatoimetustes ja äkki ma tunnetan, et ma lähen nagu kaheks. Vaatan nagu iseennast kõrvalt ja kohati on selline tunne, et ma ei usugi ise, et see mina olen, kes seal liigub. Ja siis on see nii juba hea tunne.